Kui ma olen motohoobi ruumides ringi käinud, siis nad on enamus väga ägedad masinad ja umbes pooli neist tahaks saada. Aga siin on üks asi, mida mitte ei taha, vaid mida oleks vaja. See on relv. Ja see relv on nüüd ka muusikavideos. Ann-Marleniga koos. Su pole mind teebib, kõnnin südame järgi. Kui öön elab mind ja su silmade värvi. Sellisel väga malbel laulul on selline hästi robustne vastandlik video, et ma sõidan pagiga lumes. Väiksena suveti me oleme oma lapsepõlve sõpradega kõik Hiiumaal veetnud ja siis meil oli seal lapsepõlves üks pagi, millega me siis kõik koos lastega käisime seal kadakate vahel sõitmas. Ja siis sellest inspireeritult ma siis helistasin ühele oma toredale peretuttavale. Küsisin, et kuule, et nagu ma ei oska kellegi teise poole pöörduda, et äkki sa oskad öelda, et kas sa tead kedagi, kellel oleks pagi. Ja siis tema ütles, et tema teab inimest, kellel on pagi. Ja siis meil tuli ka jutuks, et äkki oleks lahe, kui meil oleks videos veel kaskatöör. Et siis jätaks nagu videos mulje, et ma olen tegelikult mega haige pagisõidu äs. Ma siin muuseas muusika kõrvalt oskan lihtsalt üli hästi pagiga sõita. Ja ega siis niimoodi ringiga me jõudsimegi siia. Su pole mind teebib, kõnnin südame järgi. Kui öön elab mind ja su silmade värvi. Esimest korda, kui ma seda poes nägin, siis ma tekkis kohe emotsioon. Siis mul läks natukene üle, aga kui ma nüüd täna jälle sellega päeva otsal sõitnud, siis on pekkis. Nüüd on emotsioon jälle niimoodi üleval, et see on ikkagi hoopis midagi muud. Et see on ikkagi juba kõrgem klass, sellega saab juba funni ja kõike lollisi teha päris palju. Et see turbo annab ikkagi nii palju nagu juurde, just see väänet ja see, kuidas see tegelikult käitub üldse kurvides ja kuidas ta kurvis hoiab ja kogu see vedrustuse pool ka, et ilmselt sillageomeetria ja see on ka siin edasi parendatud. Meil on tõesti olnud üle pika aja üks tõeliselt mõnus ja äge võttepäev. Meie küll tüdrukutega oleme pool päeva toas istunud, sest tuli siis välja, et ma ei ole ikkagi nii andekas kui Karl Martin kahjuks. Me mõtlesime ülipikalt, mis me teeme selle videoga, et millest me kinni võtame, et kuna tegelikult oli kiire selle video valmis saamisega, siis mõtlesime, et lähme kuhugi mere äärde ja teeme lihtsa filmime ilusaid looduskaadreid ja teeme lihtsalt ilusa video. Aga siis mõtlesime, et ei hakka nagu niisama jalaga ka lööma, et mõtleme siis mingi vähe ägedama idee. Päev enne, kui me siia hakkasime sõitma, et ma mõtlesin, et kas see ikka nagu kas klapib ikka, et on niisugune malbe rahulik laul ja et on niisugune raju andmise video. Aga kui me nüüd päeva lõpetasime ja ma oma materjali arvutisse panin siis, ja laulu kiiresti alla viskasin, siis tundus, et klapib. No. Padu viimas sajus, sõidan poole, hooletu on meel, palun oota mind veel. Auto põhjal tahavad juba valmis, ma teen mingi aga sellega lasid niimoodi üle, et vahepeal mingid ikka korralikud lohud ja pammid hästi, ulme. Rada on ka päris äge. See on... Ja siis Marek ja läksime enam, mis tunneva suvel on. Praegu on niisugune libe ja rahulik ja lasi veel niisuguse poole gaasiga. Aga ütleme, et ma arvan suvel siin kõrval Marek istuda, ütleme, et see oleks endal ka päris hea. Kuigi ma olen täna terve õhtu seal ise roolis olnud, siis mul ikkagi öeldakse, et ma pean minema kõrvalistmele. Ja nii et soovige mulle edu. Näeme Tallinnas. Ja ongi lõpule jõudnud meie imeline võttepäev imetoreda meeskonna seltsis. Ma loodan, et teile meeldis see video. Pange like, subscribe, comment, kui on tuju. Olgu teie elu sama kiire, kui mul hakkab nüüd olema. Oota mind veel. Puud sõida,
ma suurt ei kuulnud midagi, aga hüppe peal oli küll kuulda kõrval korra. Ei olnud. Ja ega ma midagi muud ei oskagi siia lõppu lisada. Ma tänan Marekut, kes meid siia oma koju ja oma masinate juurde lubas. Ja kui sina tahad ka testida, kui hästi sina oskad näiteks pagiga sõita, siis CF Moto ja Moto Hobby ja sealt sa leiad kõik need ägedad masinad. Tšau! kõnnin südame Muidugi.